Ärimaailmas ei ole niisugust asja nagu inimeste petmine. Ärimaailmas leidsid see võimaluse. Kõik need vanad investeeringud, mis on tehtud, nad ei ole kõik nagu sellised win-win situatsioonil tehtud. Rohkem niimoodi, et mina võitsin ja teised kannatasid. Vanadel aegadel sai need vibratsioonid täitsa paigast aetud ja nüüd on aeg need vibratsioonid tagasi õigesse võnke sagedusse panna. Energiavahetus on siis 150 siin puhul. Panin nagu 2 sotti ja nagu tagasi ei olegi antud veel. Tundub, et see läks ka siis energiavahetusse kõik. Kui raha on, siis on asjad lubatud. Need, kellel raha pole, need siin toorkakao tseremoonia alal viibida ei tohi. Try to remember which one of feeling in some situation you want to take off from your life. Raisk. Päris heavy jook, no. 500 for a rape. I do it what for, and you will feel like... Spirituaalne rännak läheb edasi, soetasin selle kakao, tagasi ei saanud rahhi 50. Nüüd ta pakkus mulle mingisugust seremoniaalset, mingisugust tubakat. Gotta spend money to make money. Momendil ma ütlen, et see on money well spent. No. Oi, on ikka halba tehtud elus. Nüüd ainult headusega. Karm snuff on see. In this world have also like animals in energy world. And they like eat our body. Kergendav tunne on selline. Nähtamatud olendid siis nokitsevad maha mu paha energia ja ikka hea tundega edasi minna. Rapee-värk oli ikka päris tõsine ettevõtmine. Läheb veel aega, et halvad aurad kehast väljuks. Võtame rahulikult, lähme sound-rännakule ja ma ei viitsi, mul on pask olla sellest rapee pasast raisk. Miss my book, I came here for a new experience and a spiritual awakening. Mul on nii terve olla, ma ei tee kunagi enam mingit pettust. Tead, ma ütlen, see spirituaalne värk on ikka üks hea business. Seekord tõmmati mul rahakott täiesti tühjaksin kõikide nende vaimsete rännakute ja spirituaalsete praktikatega. Selle asja nimi vist ongi karma. Selleks, et virguda, tuleb tunda kannatust.